Põllumees Margus Muld kirjeldab olukorda kui punnseisu, kus sisendhinnad on väljamüügihindadest ette rebinud. Fosforväetiste hind on aastaga tõusnud üle 30% ja lämmastikväetiste hind üle 20%, kuid teravilja hind püsib mullusel madalal tasemel või on isegi langenud. Kui me võtame just teraviljakasvatuse, et kus seda teraviljakasvatuses väetis kõige rohkem kasutatakse, et siis jah, et ütleme nii, et teraviljal läheb nüüd siis võiks öelda, et 4. järjestikune keeruline aasta. Et siiamaani on olnud väljamüügihinnad hästi odavad, sisendite hinnad on kallimad olnud ja ei ole keegi väga kasumisse jäänud. Ja nüüd, kui on siis hormuusiväin, kogu see möll käib seal ümber, siis on kütusehinnad on tõusnud, väetishinnad on tõusnud. Kriis ei piirdu vaid Eestiga. Maailma Kaubandusorganisatsioon hoiatab, et USA ja Iisraeli Iraani vastase sõja tõttu suletud hormuusiväin ohustab ülemaailmset toidujulgeolekut, kuna 1/3 meritsi veetavatest väetistest läbib just seda mereteed. Väetiste kallinemise tõttu prognoositakse maailmas teravilja ja maisi külvipindade vähenemist, kuna farmerid eelistavad üha enam sojauba, mis tänu oma loomulikule lämmastiku sidumise võimele vajab vähem väetist. ÜRO toiduorganisatsiooni esindaja viitab otseselt seosele väetise hinna ja näljahäda vahel. It will have an effect on production, it will have an effect on yields, and it will have a future effect on hunger. So depending on the length of the impact of the crisis on food inflation, which is driven by higher energy and fertilizer prices, we simulate that between 510 and 520 million people may still be facing hunger in 2030. Euroopa Liidu peakontor Brüsselis on surve all. Põllumajanduse kriisireservist võetakse küll 540 miljonit eurot kasutusele, kuid Eesti jaoks on jaotus ebaõiglane. Sealt saavad Eesti põllumehed vaid 3,1 miljonit eurot, millele riik tohib juurde panna enda eelarvest 6,2 miljonit. Samuti kaalutakse keskkonnapiirangute leevendamist, et lubada põllumeestel kasutada rohkem digestaati, kuid see tekitab muret keskkonnakaitsjates. Teraviljakasvatajate esindajad on teatanud aga, et kui kuludest moodustab väetis kuni 16% ja ka kütushinnad on ju kasvanud, on need meetmed pigem kosmeetilised. Ühesõnaga sisendite hinnad jooksevad eest ära, väljundite hinnad on oluliselt väiksemaks jäänud, kui ots-otsaga kokkutulekuks vajalik on. Eestis raskendab olukorda ka loomade arvu vähenemine, mistõttu võiks ju visata rohkem sõnnikut põllule, aga see ei asenda kallist mineraalväetist. Paljudel tootjatel on nii-öelda limiidid kinni ja väetist lihtsalt ei osteta, mis tähendab saagikuse drastilist langust. Margus Muld prognoosib pessimistlikku tulevikku. Iseenesest, kui kalkuleerida tänase teravilja hinna ja siis tänase väetishinna peale, siis tegelikult ei ole põllule mõtet minna. Seepärast sa maksad sellele tegevusele tegelikult peale. Kuivõrd hulluks see põllumehe jaoks see olukord võib minna? Ma arvan, et mis seal ikka, et nii nagu juba täna on juhtunud juba 25. ja 26. aastal, et pannakse pillekotte, et ei ole mõtet enam selle asjaga tegeleda. Tuleb leida mingi muu tegevussuund endale ja hallimal juhul on siis see, et lihtsalt teravilja kogused siis maailmas ja maailmaturul vähenevad ja alati, kui midagi väheneb, siis hinnad jälle tõusevad. Aga elame näeme, et eks juttu on palju, aga ikkagi ütleme ausalt, ega see teravilja tootlikkus täna vähemalt hetkel üle maailma on ikka päris korralik, nii et hetkel ei ole näha ka, et see teravilja hind turul võiks tõusta.